Tere, mina olen Rimi Demo ja täna jagan teiega suvist veiseliha grillburgeri retsepti. Muidugi ei puudu suurepärasest grillburgeri retseptist ka krõbedad friikartulid, mida valmistame täna bataadist ja tavalisest kartulist. Oleme sulle Rimis teinud kokkamise veel lihtsamaks. Nüüd on sul võimalus e-poes panna ühe klikiga kogu selle retsepti tooraine ostukorvi. Aga mis siis ikka? Hakkame pihta. Oleme Rimist võtnud puhast veishakkliha, millele segame lihtsalt juurde ainult soola, pipart ja natuke tšillit. Siis tuleb siuke särtsakam. Ja sellest voolime siis ilusad 250 grammised kotletid. Et lisan siia juurde veidikese nagu spice'i, ehk siis chili explosionit, siis läheb siia meil soola ja natuke oliivõli paneme ka. Ja mis siis muud, kui segame hästi tugevalt läbi, et maitsed seguneksid. Lisame siia maitseks natuke juurde ka värsket tüümeni ja paneme ka natuke chillit juurde, et tuleb meie kotlett natukene maitsekam. Segame korra veel tugevalt läbi ja siis saame kotletid ära teha. Jagame oma kotletimassi siis 4-aks. Ja ongi meie kotletid praegu valmis saanud, paneme nad korra külmkappi seisma ja selle aega valmistame ette kurgid ja saame ka hakata praadima. Valmistame nüüd siis oma krõbedad friikartulid ja bataadikud. Oleme siia võtnud ühe suurema bataadi ja poole sentimeetrised kangikesed. Koorime siis ära, kuna need ei ole nii puhtaks pestud. Ja kui on bataadid kooritud, lõikame sellised parajad ristkülikud. Lõikame natukene suuremad bataadid kui kartulid pärast. Aga paneme mõlemad koos ahju, peaksid suht üheaegselt valmis saama. Ja kartuleid me ei koori, kuna on tegu pestud kartulitega, siis teeme koos koortega. Ja kartulid lõikame lihtsalt teeme nagu sektorid. Et siis peaks kartuliga natukene krõbedamaks küpsema, kui on koor peal. Ja kui on kartulid bataadid valmis, maitsestame soolaga ja paneme õli peal natuke ja lähevad siis 220 kraadi ahju. Ja viime ahju küpsema. Vahepeal peab siis lihtsalt käima segama, et ei oleks liiga hunnikus koos ja ei jääks nagu vesised. Kartulid on ahju läinud küpsema, siis saame valmistada majoneesi. Teeme ka niisuguse hästi lihtsa seekord. Kasutame valmis helmantsit ja lisame siia lihtsalt juurde natuke teralist sinepit, chili explosionit, annab natuke särtsu. Sobib väga hästi siis nii burgeri vahele kui ka friikartulitega lihtsalt söömiseks. Teeme täna hästi lihtsad soolakurgid, lõikame niisugused ilusad sektorid jälle ja me teeme natuke kiiremal meetodil, aga ideaalne on, kui seisab üleöö külmkapis. Eelmine päev valmis soolvette panna ja siis järgmine päev on suurepärane võtta. Et oleme ka valmistanud niisuguse soolvee siia, mille kallame lihtsalt peale. Ja asetame külmkappi seisma. Ööpäevaga peaks olema ideaalsed. Ja vahepeal oleme käinud piilunud ahjus ka bataadikuid ja kartuleid, segasime, hakkavad juba minema ilusti kuldpruuniks ja nüüd hakkame siis burgerit grillima. Õli grilli peale ja paneme oma kotletid praadima. Teisele poole võime panna juba saiad kergelt röstima. Samal ajal saame ära lõigata ka tomatirattad. Tegime üsna suured paksud poisid ka, et võib ka julgelt käega peale suruda ja natuke laiemaks neid. No nii, ja nüüd keerame oma kutikut teistpidi ja lisame juustud. Grillime tomatid kergelt üle. Saiad on meil juba mõnusad krõbedad, lisame siia juurde salatilehed. Määrime juba saiadele meie majoneesi. Saame ka kurgid panna siia, asetame tomatid peale. Paneme Rimi marineeritud punast sibulat, seda saab Rimi salatiretist osta, ei pea ennast kodus ise vaeva marineerimisega, siis ka pealsed grillid üle. Paneme ka pealmisele kihile majoneesi natukene peale. Ja mütsikesed peale. Ja et ümber läheks, võime noad läbi. Ja käime võtame ka ahjust meie friikartulid ja bataadid ja serveerime siia juurde. Ja kodus ahjust tehes võib lasta viimase 4-5 minutit ahju grilli alt läbi, siis saab eriti ilusa kuldpruuni jume peale. Siis on nagu otse restoranist. Lisa tänavatoidu inspiratsiooni leiab Rimi kodulehelt tänavatoidu retseptide alt. Minu poolt head uudistamist ja head isu!